Ma tean, et ma olen sellel teemal varem juba korduvalt rääkinud ja mulle tundub, et seda on nagu hästi oluline kuidagi uuesti meelde tuletada, et igasugune küsimata parandusettepanek mõjub hinnangu ja hukkamõistuna. Ja hästi kurb on vaadata, kuidas avalikus ruumis hakkab meil tekkima üha enam selliseid korrapidajaid. Tead, nagu kooli ajal olid mingid inimesed, kes siis ajutiselt määrati korda pidama. Ehk siis tegema kindlaks, et me ka vabal ajal käiksime mööda ette antud joont. No, et meil liiga lõbus ei oleks, et me ei läheks mänguga üle käte, et me ei lärmaks ja ei jookseks, vaid siis istuksime vagalt ka siis, kui me parasjagu ei ole tunnis. Sisuliselt vabatahtlikud inimesed, kes pidasid korda siis, kui õpetajad puhkasid. Ja nüüd mulle tundub, et meil üha enam hakkab tekkima ka selliseid sotsiaalseid korrapidajaid, ehk siis inimesi, kes kipuvad igal sammul enda äranägemise järgi korrigeerima teiste inimeste käitumist, mõttelaadi, lähenemist, suhtumist, seda, kuidas keegi astub, istub, lapsi kasvatab, kuidas ta sööb, trenni teeb, ennast väljendab, kuidas ta võib-olla oma kutsikat treenib. Ma reaalselt nägin mõned päevad tagasi, kuidas üks mu tuttav jagas niisugust väikest videot koertekoolist ja seal all kommentaarides oli kohe nagu suur hulk inimesi, kes kukkusid korrigeerima seda käitumist. Ja enamus nendest inimestest ei olnud koerte treenerid. Mis tähendab seda, et ja no ma usun, et sa oled tegelikult seda näinud erinevates valdkondades, mitte ainult koertega, vaid sisuliselt, kui keegi jagab ka võib-olla enda mingit trennivideot, siis keegi kusagil ütleb, et see trenn on vale ja tehnika on vale ja mis sul viga on ja miks sa üldse niisuguse asjaga tegeled. Ja siis, kui keegi võib-olla, jumal hoia, jagab veel enda mingisugust tõde või enda vaatenurka või enda lähenemist mingile teemale, siis alati on kusagil keegi, kes tuleb ja ütleb, et sa saad asjadest valesti aru, sa teed valesti, nii ei tohi. Kutsub korrale. Ja sisuliselt, koerte treenimise näide on nagu hästi hea, et sisuliselt eesmärk on siis taunida, korrigeerida, karistada sellist ebasobivat käitumist. No tead, nagu siis, kui lapsed jooksid koridoris liiga kiiresti, pandi nurka seisma, on ju. Või oleneb, mis ajal sa koolis käisid, mis tehnikaid ja meetmeid rakendati. Ja siis jällegi premeerida sellist sotsiaalselt sobivat või kellegi teise jaoks mugavat, tema normidele, standardile sobivat käitumist. Ehk siis nii kui sina räägid seda juttu, mida mina tahan kuulda, nii kui sina nõustud minuga, ma panen siis mingi pöidla on ju või ütlen, et nagu tubli, ta meeldib mulle, tee rohkem seda. Ja me kipume hästi isekad selles olema. Esiteks me kipume hästi isekad olema selles, et täiskasvanud korrapidajatena, kui meile pole antud seda rolli ega positsiooni, siis me tegelikult, see on ikka retsilt üleolev, on otsustada, et ma tean paremini kui kõik teised inimesed, kuidas nemad saaksid oma elu elada ja kuidas nemad mingeid asju õigesti või siis valesti teevad. Mis tähendab seda, et kasutan sedasama koerte näidet, on ju, et isegi siis, kui ma olen koerte treener ja ma näen mingisugust lühivideot sellest, kuidas keegi treenib oma kutsikat, siis ma võin küll enda mätta otsast näha, et ta teeb seda kõike valesti, aga tegelikult ma ju ei tea selle inimese, selle koera eripära, millal ta sellega alustas, miks ta seda teeb nii, nagu ta teeb, milleks ta üldse seda koera treenib ja võib-olla äkki sellel inimesel või koeral on mingisuguseid eripärasid, mis ei paista videolt välja. Mis tähendab seda, et jah, ühest küljest on hea jagada nõuandeid. Iseasi on jälle see, et kas need nõuanded saavad jagatud selleks, et ma päriselt üllalt tahan sind aidata või siis tegelikult ma tahan valideerida enda teadmisi, enda mingit sotsiaalset staatust või positsiooni tõsta. Ehk siis sisuliselt, kas ma tahan tõestada, et sa oled loll ja ma olen tark ja panna sind tundma ennast kehvasti, sellepärast et sa teed asju nii, nagu sa teed, näed maailma nii, nagu sa näed ja siis võib-olla läbi selle kehva tunde panna sind minu juurde tulema ja muuta sind endast sõltuvaks. Ja ma tegelikult olen päris kindel, et sotsiaalses ruumis, ehkki paljusid meist on ikkagi kasvatatud läbi sellise karistuse printsiibi, ehk siis ikkagi me oleme nagu tugevalt saanud hinnatud, hukka mõistetud, karistatud nii-öelda ebasobiva käitumise eest, et me oleme saanud tunda rohkem sellist hukkamõistu, piitsa kui präänikut
ja siis paratamatult me kipume jätkama sellesama mustriga ka täiskasvanuna ja seda võib näha nii palju, ma praegu räägin küll avalikust ruumist, aga tegelikult me saame seda näha ka suhetes, kus tihtipeale vähemalt üks osapool üritab teist osapoolt pitsaprääniku meetodil endale sobivaks treenida ja see on ka kõike muud kui armastus või päriselt toimiv lähisuhe. Aga sotsiaalses sfääris, avalikus ruumis me oleme muutumas ise, me muide ise, igaüks meist, meie olemegi seesama ühiskond, kelle hinnanguid hukkamõistu me kardame, seesama ühiskond, mis meid piirab, meie moodustamegi selle. Ja märkamatult me tegelikult ise hakkame muutuma just nimelt nendeks samadeks ise hakanud korrapidajateks. Meil on peale surutud mingid normid, reeglid ja raamid, ei tea, kust tulid, ei tea, kelle jaoks kasulikud on, aga ühel hetkel me juba teame, et mitte üheski koridoris vabal ajal lõbutseda, mängida ei tohi, ka siis tuleb jälgida mingisuguseid norme. Kool sai läbi, aga reeglid, raamid ja normid elavad edasi. Ja paradoksaalne on see, et kui me neid kahtluse alla ei sea, siis me hakkame neid kõigile teistele ka peale suruma. Me hakkame ise täitma seda funktsiooni, ehk siis olen vangivalvur endale ja siis lähen ja hoian silma peale, et kõik teised elaksid ka samas vanglas. Ehk siis, kuhu ma tegelikult selle jutuga tüürin, mul on nagu mitu asja, mida ma tegelikult sellega öelda tahan, et ühest küljest on see, et kui nüüd sina oled selles vastuvõtvas otsas, kui sa oled nüüd üks nendest inimestest, kes võib-olla jagab midagi, võib-olla teeb midagi sotsiaalselt, kes põrkub nende avalike korrapidajatega, siis ma tean, et lihtne on öelda, et ära ole sellest mõjutatud, päriselt kogemus kasvatab siinkohal paksu nahka, töö iseendaga muudab üsna immuunseks, hakkad palju selgemalt mingil hetkel läbi nägema, et millistel inimestel on tõeliselt head kavatsused, millised inimesed üritavad suga võimumänge luua, ehk siis paigutada ennast hierarhiliselt kõrgemale ja panna sind ennast põhjendama, õigustama, vabandama, nendega vaidlema, nendega kemplema. Nüüd, kui sa saad aru, et tegemist on inimesega, kes lihtsalt püüab sulle kohta kätte näidata, siis see ei ole see koht, kus tuleb hakata ennast õigustama või midagi tõestama. See on see koht, kus mäng lõpeb ära nii, kui sina kaasa mängima ei lähe. Ära anna nendel inimestel autoriteeti enda üle. Eriti võhivõõrastel inimestel, kes päriselt sind ei tea, ei ole mitte mingisugust õigust tulla sulle ütlema, kuidas sina peaksid elama, astuma, istuma, ennast väljendama, elu kogema. Ära sina neile seda õigust anna. Vahet ei ole, kui lärmakad nad ka ei oleks. Vaikus täiega toimib siin. Keegi ei viitsi suga ühepoolselt pikalt jaurata, need inimesed liiguvad edasi, leiavad kellegi teise, keda paika panna. Ja siis on need teised inimesed, tegelikult kelle pärast ma paljuski seda videot teen, on inimesed, kelle puhul teepõrgusse tihtipeale saabki sillutatud heade kavatsustega. Ehk siis needsamad korrapidajad, kes tegelikult üllate kavatsustega tahavad kedagi teist korrale kutsuda või juhtida tema tähelepanu sellele, mida võiks teha teisiti, kuidas võiks mingit käitumist või tegutsemisviisi korrigeerida. Ja tihtipeale, nüüd jällegi on olemas head kavatsused ilma vundamendi ja taustata, on olemas head kavatsused koos ka praktiliste tööriistade ja kompetentsiga. Aga sõltumata sellest, kas sa oled selles mingisuguses valdkonnas spetsialist või mitte, on siin ülioluline silmas pidada seda, et igasugune küsimata paranduse ettepanek saab vastu võetud hinnangu ja hukkamõistuna. Tegemist on kriitikaga, millest ei sünni mitte midagi konstruktiivset. Sellel kõigel on nagu valusad tagajärjed sulle, valusad tagajärjed teisele inimesele. Selline omavoliline parandusettepanekute jagamine rikub suhteid, tekitab väga palju viha, trotsi, vastupanu ja paneb meid, kas siis ühest küljest ennast eraldama teistest inimestest või siis neid kuidagi ründama. Aga seal ei ole mingit austust ja nendest vastu suletud ust loobitud kuldmunadest ei ole kasu mitte kellelgi. Sina tunned ennast kuldmunade loopijana halvasti, teine inimene üritab kaitsta oma vara mingisuguste tugevate objektide eest, mis tema ukse sisse, mõlke sisse löövad. Tundub, et maailm on ohtlik koht, teised lihtsalt loobivad ka suletud välisust mingisuguse juraga. Ehk siis, kui sul tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et kui sul on mingisuguses valdkonnas päriselt midagi olulist öelda, kui sa näed, kuidas mingisugused inimesed mingisuguses valdkonnas kogu aeg panevad pange ja sa tead, kuidas on võimalik mingisugust probleemi paremini lahendada, siis too see lahendus nii-öelda avalikuks. Jaga seda avalikus ruumis, võib-olla natuke nii, nagu mina seda teen.
sellepärast, et mina ei tule sinu isiklikku ruumi ka seda videot peale suruma, sul on vaba valik. Kas sa vaatad seda ja kas sa võtad siit midagi kaasa või mitte. Ehk siis too see miski nähtavale ja anna teisele inimesele võimalus, kas siis sealt midagi iseseisvalt võtta või siis tulla sinu juurde selleks, et saada mingisugust isikustatud nõuannet. Ehk siis, kui sa näiteks näed, kuidas teised inimesed treenivad koeri valesti ja sa oled enda koera treenimisega väga hea töö teinud, siis hakka jagama enda töö vilju ja hakka jagama avalikult neid nõuandeid. Ja siis mingisugused inimesed, kes näevad sind selles vallas autoriteetsena, tulevad ja pöörduvad sinu poole. Ja jällegi, ma olen ise seda meelt, et selline enda tõstmine teiste pisendamise arvelt on nagu ei ole väga jätkusuutlik ja ei näita kuidagi ka oma ala tippspetsialiste eriti heas valguses, et alati on pigem hea panustada tulemustele ja enda kompetentsile, kui et lihtsalt kuidagi teiste materdamisele. Aga see on minu isiklik arvamus, lähenemine, sina tee nii nagu õigeks pead. Aga mida ma tahan öelda, et nii lähedastes suhetes kui ühiskonnas selline isiklikult teise suunas suunatud parandusettepanek saab alati vastu võetud hinnangu ja hukkamõistuna, see teeb haiget, see on vägivald. Ja eriti kurb on see, kui sellise vägivallani päriselt viivad tegelikult üllad ja head kavatsused. Ja on olemas siis ka see kolmas kategooria, mida ma olen sul mitmel korral põgusalt maininud, ehk siis inimesed, kes tegelikult avalikus ruumis lihtsalt tahavad kuidagi tunda ennast tähtsamana, tõestada enda, siis kuidagi valideerida enda mingit positsiooni, kes siis tulevadki ja pahatahtlikult tegelikult igal pool õpetavad teisi, kuidas elada, istuda, astuda, midagi teha. Ja tihtipeale need inimesed ei ole oma valdkonna spetsialistid. Nad lihtsalt tahavad kusagil tunda ennast tähtsana, nad tahavad tegelikult saada tähelepanu, tahavad tunda ennast paremini. Minu meelest kõige lihtsam näide on see, et me näeme avalikus ruumis hästi palju inimesi, kes muud ei tee, kui materdavad poliitikuid. Ja olgem ausad, mina ei nõustu ka väga paljude poliitikute otsustega, aga kas ma olen kompetentne, et ma ei tea, näiteks USA presidendi, see on nii halb näide, lihtsalt unusta ära see näide. Ühesõnaga, harva need inimesed, kes väga tugevalt mõistavad hukka näiteks poliitikuid, tegelikult pakuvad välja ka mingeid lahendusi või on ka päriselt kompetentsed, et seda mingisugust sotsiaalset probleemi lahendada. Et hästi tihti need inimesed tegelikult ütlevadki, et täitsa loll, mitte millestki ei saa aru, tuleks, ma ei tea, lõkkesse saata või midagi muud hullemat teha, aga sealt ei sünni, seal ei ole midagi konstruktiivset, seal ei ole lahendust. Ja mulle tundubki, et kogu see selline avaliku korrapidamise värk, miks ma sellest räägin ja miks on see oluline, ja mulle tundub, et me oleme liikumas kohta, kus tegelikult need inimesed, kellel oleks midagi kasulikku öelda, saavad vaigistatud ja kus tegelikult kõlama jäävad ainult just nimelt need ise hakanud korrapidajate hääled. Ja see on ka tegelikult see, miks ma olen sinuga jahunud siin nüüd üle 10 minuti sellel teemal, ehkki tegelikult mõtlesin, et võiks 2 kõik ära öelda. Aga kui sul on, kui sa päriselt tunned ja keegi teine ei pea valideerima seda, kui sina tunned, et sul on midagi olulist öelda või et sinu teadmistest, oskustest, kogemustest võiks kellelgi kasu olla, sul ei ole vaja kellegi teise nõusolekut, luba või heakskiitu. Jaga seda, aga jaga seda nii-öelda nagu mitteisikuliselt, too see nähtavale. Anna võimalus nendel inimestel, keda see kõnetab, jõuda sinuni. Ära võta ära nendelt inimestelt võimalust leida päriselt toimiv lahendus lihtsalt sellepärast, et sina kardad mingisuguseid targutajaid või korrapidajaid. Selline avalik korrapidamine tapab ära kogu vabaduse, loovuse, individuaalsuse. Ja me ei ole eriti tänapäeval siin selleks, et kogu aeg käia mööda mingit sirget joont ja säilitada korda, mis tegelikult ei ole kunagi meile sobinud. Ehk siis, kui sul on mida jagada, jaga. Kui sa juba jagad ja sa põrkud selliste inimestega, siis püüa aru saada, kes on sellised heatahtlikud tüübid, kes lihtsalt valel ajal vales kohas oma kulda vastu sinu suletud ust loobivad. Ja püüa aru saada nendest, kes lihtsalt loobivadki neid suuri telliskive vastu sinu ust.
Ja nüüd need, kes telliskive loobivad, need tuleks tõsta teisele poole aeda. Neid ei ole vaja toita tähelepanu energiaga ja samas nendega, kes tegelikult päriselt, siiralt, heatahtlikult tahavad sind aidata, aga ei saa aru, kuidas nad sellega sulle kahju põhjustavad, neid ei ole mõtet karistada ja ära hukata. Nendega tuleb õppida toime tulema ja siis neid asju ka selgelt ennast kehtestavalt väljendama.